Tere! Selles videos mina annan ülevaadet lähiajaloost ehk uusimast ajast. Ehk siis 1918. aastast kuni 21. sajandi alguseni. 1918. aastal lõppes Esimene maailmasõda. Juba selle sõja käigus suured Euroopa impeeriumid, Venemaa, Austria, Ungari ja Saksamaa, need olid destabiliseeritud. Sõja lõpuks nad varisesid kokku või siis vähemalt sisepoliitiline korraldus nendes impeeriumites oli asendatud. Nii et näiteks Venemaa muutus kommunistlikuks, võimule tuli Lenin, sellest sai kommunistlik diktatuur. Suurbritannia, tõsi küll, jäi püsima, aga selle koloniaalne võimsus sai suuresti kahjustatud, nagu ka Prantsusmaa koloniaalne võimsus, kuigi Prantsusmaa ei olnud ametlikult impeerium, see oli vabariik. Austria-Ungari jagunes paljudesse riikidesse, see oli sõjas kaotaja ja see pidi loobuma paljudest territooriumitest. Austria-Ungari impeeriumi varemetel tekkis terve hulk uusi riike, näiteks Tšehhoslovakkia, Austria, Ungari ja paljud teised. Kuigi jah, mitmed nendest olid juba eksisteerinud, kehtinud ka varem, nagu näiteks Ungari või Austria. Mis puutub Venemaasse, siis Venemaa suuresti lagunes. Vähemalt selles mõttes, et terve hulk riike kuulutasid välja iseseisvust Venemaalt, muu hulgas ka Eesti 24. veebruaril 1918. aastal. Kuna Saksamaa pidi võitlema kahel rindel, Saksamaa kaotas Esimeses maailmasõjas. Esimene maailmasõda lõppes Compiègne'i vaherahu sõlmimisega 1918. aasta novembris, aga järgmisel aastal, 1919. aastal, oli Saksamaa sunnitud sõlmima Versailles rahulepingut. Versailles rahulepingu järgi pidi Saksamaa ennast tunnistama sõja puhkemises süüdlasena, pidi maksma võitja riikidele, eriti Inglismaale ja Prantsusmaale reparatsioone, ehk siis raha. Saksamaa pidi loobuma oma territooriumitest, muu hulgas ka Poola kasuks, aga ka Prantsusmaa ja Taani kasuks, oma kolooniatest. Ja samuti pidi Saksamaa vähendama oluliselt oma sõjaväge. Muidugi väga paljud ei olnud sellega rahul. Väga paljud tundsid ennast alandatuna Saksamaal ja mõned poliitikud, natsionalistlikud poliitikud nagu Adolf Hitler proovisid kasutada ära seda kollektiivset viha. Nemad nõudsid kättemaksu inglastele, prantslastele ja samuti otsisid süüdlast Saksamaa kaotuses Esimeses maailmasõjas. Hitler ja paljud teised natsionalistlikud poliitikud väitsid ekslikult, et Saksamaa kaotas muu hulgas ka seetõttu, et sisevaenlased Saksamaal õõnestasid Saksamaa sõjalist võimsust. Eelkõige siis natside väitel juudid. See oli muidugi ekslik, sest väga paljud juudi päritolu sakslased võitsid või siis võitlesid Saksa armees ja olid hästi truud Saksa riigile. Samas 1920. aastatel ei tulnud Hitler, natsid ega teised paremäärmuslikud poliitikud ega tegelikult vasakäärmuslikud poliitikud Euroopas võimule peale siis Itaaliat. Itaalias juba 1922. aastal tuli võimule Benito Mussolini. Itaalia oli ka hästi vihane Antandi riikide peale, Inglismaa, Prantsusmaa peale, sest Itaalia, kuigi ta sõdis Antandi poolel, vähemalt siis alates 1915. aastast Esimeses maailmasõjas, Itaalia ei saanud nii palju territooriume, nagu ta nõudis selles Esimeses maailmasõjas, nii et oli pettumus. Ja kui on kollektiivne viha, kui inimesed ei ole rahul olukorraga ja see on kollektiivne, see on hästi selline massiline, siis võimule tulevad radikaalid. Saksamaal jah, oli ka teatud kollektiivne rahulolematus Esimese maailmasõja tulemustega, aga 1920. aastatel enamasti Euroopa riikides ja USA-s inimesed ei tahtnud mõelda sõja peale.
üldine tunne oli see, et me elasime üle ühte sõda, me nägime, kuivõrd kole ja õudne see on, küllap ei kordu midagi taolist enam kunagi. Nii et me saame võtta nii-öelda lõdvalt tehnoloogiliste uuenduste tulemusena said inimesed nautida rohkem vaba aega, sest tulid kasutusele pesumasinad, tolmuimejad. Inimesed hakkasid aktiivselt käima restoranides, nautima džässimuusikad, võtma aktiivselt krediite. 20. aastatel toimus teatud majanduslik areng. Tõsi küll, kohe pärast esimest maailmasõda olid majanduslikud raskused, aga üldiselt 20. aastatel inimesed kulutasid raha täiesti vabalt ja väga aktiivselt, võtsid väga palju krediite, ei mõelnud selle peale, kuidas neid krediite hakkavad nad hiljem pankadele tagastama. Ja kuna esimeses maailmasõjas võitsid demokraatlikud riigid, Prantsusmaa, Inglismaa ja Ameerika riigid, siis Euroopas tulid võimule enamasti demokraadid. Et tegelikult ainsad riigid, kes ei olnud demokraatlikud 20. aastatel Euroopas, olid Itaalia, Ungaris ka tuli 1919. aastal võimule natsionalistlik diktaator Miklos Horthy ja Nõukogude Venemaa, alates siis 1922. aastast Nõukogude Liit. Nõukogude Liidu rajas Lenin 1922. aastal tänu sellele, et ta võitis Vene kodusõjas ja suutis läbi Ukraina, Valgevene ja Kaukaasia kommunistide haarata võimu ka nendel aladel. Ja siis 1922 rajas Nõukogude Liidu. Inimesed nautisid vabadusi ka kultuurivaldkonnas. 20. aastatel olid väga levinud igasugused modernismi voolud ja vormid. Modernismi põhimõte on siis rõhutada mitte traditsioonilisi norme ja ideaale ja reegleid kunstis, nagu näiteks reaalsuse jäljendamine või antiikpärand, vaid pigem ülistada autori kui looja isiksust ja originaalsust ja kreatiivsust. Ehk siis sürrealism, kubism, dadaism ja teised voolud olid väga levinud 20. aastatel kunstis, aga tegelikult ka kirjanduses ja teistes kultuurivaldkondades. Isegi 20. aastatel Nõukogude Liidus toimus mingil määral teatud vabaduste laiendamine vähemalt majanduse valdkonnas. Aga 20. aastate lõpus tuli lõplikult võimule Jossif Stalin ja tema alustas kollektiviseerimist, kolhooside rajamist ja industrialiseerimist, ehk siis vabrikute tehaste laialdast rajamist. Eesmärgiks oli tugevdada sõjalist potentsiaali selleks, et haarata võimu Euroopas ja teostada lõppkokkuvõttes ka maailmarevolutsiooni, kommunistliku maailmarevolutsiooni. Nüüd 20. aastate lõpus pidid inimesed tagastama krediite pankadele. Paljud inimesed ei suutnud seda teha, muuhulgas ka seetõttu algas 1929. aastal ülemaailmne majanduskriis. Algas esialgu New Yorgis, Ameerika Ühendriikides, kandus kohe üle Euroopasse. Inimesed hakkasid kaotama tööd, raha, kodu ja nad suuresti pettusid demokraatiast ja vaba majandusest või siis turumajandusest. Ja alles siis tekkis Hitleril ja teistel radikaalsetel poliitikutel ka Saksamaal reaalne võimalus tulla võimule. 1933. aastal tuli Hitler demokraatlikult Saksamaal võimule. Temast sai Saksamaa peaminister. Tema erakond võitis 30. aastate algul parlamendivalimisi Saksamaal. 1934. aastal sai Hitlerist Saksamaa ainuvalitseja. Ja Saksamaa, nagu ka Itaalia, oli alates sellest ajast siis totalitaarne diktatuur, kus kõik eluvaldkonnad olid riigi täieliku kontrolli all. Hitler hakkas kohe eirama Versailles rahulepingu tingimusi, kasvatas Saksa sõjaväge ja 1938. aastal Hitler okupeeris
Austriat, mis oli ka saksakeelne riik. Hitler oli seal ka populaarne, sest Austria ka, nagu ka Saksamaa, soovis revanši, soovis kättemaksu siis esimeses maailmasõjas kaotamise eest. Selle sündmuse nimetus on Anschluss, Austria Anschluss, ehk siis Austria liitmine Saksamaaga. Siis Hitler leppis kokku Inglismaa ja Prantsusmaaga, et osa Tšehhoslovakkiast, Sudeedimaa, mis oli asustatud peamiselt sakslastega, et Sudeedimaa läheb Saksamaa kontrolli alla. Tegelikult Hitler võttis oma võimu alla põhimõtteliselt kogu Tšehhoslovakkiat, olles nõrgestatud suures depressioonist. Lääneriigid, nad ei viitsinud eriti sekkuda sellesse olukorda. Hitlerit eriti ei viitsitud survestada. Järgmisena tahtis Hitler okupeerida Poolat, aga Poola naaber, idanaaber oli Nõukogude Liit. Hitler leppis kokku Nõukogude juhtkonnaga, et Ida-Euroopa saab jaotatud kahte ossa, kahte mõjusfääri. Selle jaotuse järgi läheks Lääne-Poola, muuhulgas Lääne-Poola, Hitleri mõjusfääri ja Ida-Poola ning Baltimaad läheksid Stalini, Nõukogude Liidu mõjusfääri. Stalin muidugi nõustus selle kokkuleppega 23. augustil 1939. aastal. Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel oli sõlmitud nõnda nimetatud Molotovi-Ribbentropi pakt, ehk siis mitte kallaletungi pakt, ja sellega kaasnevad salaprotokollid. Just nendes salaprotokollides oligi sätestatud, millised alad, millised riigid lähevad millise suurriigi nii-öelda mõjusfääri. Seega ründas Hitler, ründas Saksamaa 1. septembril 1939. aastal Poolat, täpsemalt siis Lääne-Poolat. Samal kuul hiljem ründas Ida-Poolat Stalin, Poola sai jaotatud. 1. septembril algas sellega siis teine maailmasõda. Ja miks maailmasõda? Kuigi Inglismaa ja Prantsusmaa, nagu ma ütlesin, nad ei olnud eriti huvitatud sõtta sekkumast, sisuliselt sekkumast, olles ise nõrgestatud pärast suurt depressiooni. Suur depressioon lõppes suuresti 1933. aastal, aga ikkagi selle tagajärjed olid veel tuntavad. Sellele vaatamata kuulutas nii Inglismaa kui ka Prantsusmaa Saksamaa vastu sõda, vähemalt formaalselt, ja kuna Inglismaa ja Prantsusmaa kontrolli all oli kolooniaid nii Aasias, Aafrikas kui ka teistel kontinentidel, siis see muutus kohe maailmasõjaks, vähemalt formaalselt. Hitler muidugi tahtnud sellega peatuda. 1939-1940 aastatel ta jätkus okupeerima teisi alasid Euroopas. 1940 aastal ta allutas oma võimule isegi Prantsusmaad, vähemalt selle põhjaosa, lõunaosas oli kehtestatud talle sõbralik, sisuliselt marionettrežiim. Ja 1941. aastal, 22. juunil, Hitler ründas siis Nõukogude Liitu. Siin on muide näha Stalini ja Hitleri kokkulepped, ehk siis Molotovi-Ribbentropi pakti ja sellega kaasnevaid salaprotokolle. Miks Hitler ründas Nõukogude Liitu, kui alates MRP-st olid need riigid põhimõtteliselt partnerid? Asi oli selles, et Hitleri peas kommunistid, juudid, vasakpoolsed, slaavlased, nad olid suuresti, vähemalt suurel määral sama nähtus. Ta oli väga agressiivne kõikide nende gruppide suhtes ja tema eesmärgiks oli hävitada kõiki juute, kõiki kommuniste Euroopas. Ja neid slaavi rahvaid, kes ei olnud tema liitlased, näiteks bulgaarlased olid Hitleri poolel teises maailmasõjas. Slaavi rahvaid tuli tema Hitleri arvates kas hävitada või siis orjastada. Seetõttu Hitler ründas Nõukogude Liitu just Ukraina, Valgevene, Euroopa, Venemaa aladel elas väga palju, lausa miljoneid juute. Nii et 1941. aastal Hitler ründas Nõukogude Liitu. Hitler rajas väga palju koonduslaagreid, kuhu ta saatis juudi päritolu inimesi. Koonduslaagrid kehtisid
nii Ida-Euroopas kui ka Kesk- ja Lääne-Euroopas. Seal hävis nii juute kui ka liberaale, kommuniste, mustlasi ja paljusid teisi gruppe. Nende gruppide, aga eelkõige juutide, muuhulgas juutide massilist hävitamist teises maailmasõjas nimetatakse holokaustiks. Holokaust lõppes alles 1945. aastal, kui viimaste koonduslaagrite vangid olid vabastatud liitlasvägede, eelkõige Ameerika ja Nõukogude vägede poolt. Alguses kaotas Stalin väga palju inimesi ja territooriumeid, muuhulgas ka seetõttu, et olles paranoiline inimene 30 aastate teisel poolel, teostas Stalin laia ulatuslikku terrorit Nõukogude riigiaparaadis, mille tulemusena olid hukatud paljud andekad kindralid, seega Nõukogude armee oli nõrgestatud. Ja 1941. aastal kaotas Stalin väga palju alasid. Tänu mitmele faktorile aga ei suutnud Hitler purustada Nõukogude armeed, Punaarmeed, muuhulgas ka seetõttu, et Ameerika Ühendriigid saatsid Nõukogude Liidule rahalist, sõjalist abi, aga ka seetõttu, et Hitler alahindas Stalini käsutuses olevaid inimressursse. Stalinil oli väga palju inimressurssi, mida ta võis kulutada sõja eesmärkidel. Ka seetõttu, et Hitleri okupeeritud aladele jäid elama, tegutsema paljud partisanid. Et ka see oli väga suur peavalu hitlerlaste jaoks. 1942-1943 aastatel toimunud Stalingradi lahing oli teatud mõttes pöördepunkt teises maailmasõjas, vähemalt idarindel. Selle tulemusena võitis Nõukogude armee ja Hitler kaotas sadu tuhandeid soldateid. Alates sellest hetkest oli selge, et Hitler ei suuda võita teist maailmasõda. Samal aastal toimus liitlasvägede dessant Itaalias, avati teist rinned, sellist suuremat teist rinnet Lääne-Euroopas avasid Nõukogude lääne liitlased juuni alguses 1944. aastal, nõnda nimetatud operatsioon Overlord 1944. aastal, kui Normandias ehk siis Põhja-Prantsusmaal maabusid eriti siis ameeriklased, aga ka mitme teise riigi sõjaväelased ja hakkasid hitlerlasi, sakslasi suruma juba siis Prantsusmaalt. Oli selge, et Hitler kaotab 1945. aastal mais. Mai alguses lõppes sõjategevus Euroopas, Hitler sooritas suitsiidi, Saksamaa kapituleerus, aga Jaapan jätkus sõdima ameeriklaste vastu Vaiksel ookeanil. Jaapan oli selles sõjas, nagu ka Itaalia, nagu ka Ungari, Hitleri liitlane. Augusti alguses viskas Ameerika president Harry Trumani korraldusel Jaapani linnadele Hiroshima ja Nagasaki tuumapomme. Seega oli Jaapan sunnitud kapituleeruma. Teine maailmasõda lõppes ametlikult 2. septembril 1945. aastal. Ja põhimõtteliselt kohe pärast teist maailmasõda algas Nõukogude Liidu ja Ameerika Ühendriikide vastasseis ülemaailmselt. Ainult 2 suurt võimukeskust jäid kehtima, jäid eksisteerima pärast teist maailmasõda. Moskva, Nõukogude Liit, Stalin ja Washington, Ameerika Ühendriigid eesotsas president Trumaniga. Asi oli selles, et kõik teised endised suurriigid, Prantsusmaa, Inglismaa, Saksamaa, Itaalia olid teisest maailmasõjast oluliselt nõrgestatud. Sellist konkurentsi kommunistlike ja kapitalistlike demokraatlike riikide vahel alates teisest maailmasõjast, alates 40 aastate teisest poolest kuni Nõukogude Liidu kokkuvarisemiseni 1991. aastal me nimetame külmaks sõjaks. Külmaks sõjaks selles mõttes, et see vastasseis nende 2 ploki vahel ei osutunud kunagi reaalseks relvastatud konfliktiks, ehk siis Ameerika Ühendriigid ja Nõukogude Liit
ei sõdinud omavahel kunagi otseselt. Ameerika Ühendriigid ja Nõukogude Liit toetasid sellistes lokaalsetes konfliktides teatud osapooli, ehk siis kui näiteks Vietnamis, Põhja-Vietnamis tulid võimule kommunistid, Lõuna-Vietnamis Ameerika-meelsed poliitikud, siis muidugi Ameerika Ühendriigid toetasid oma partnerid Lõuna-Vietnamis ja Nõukogude liidrid andsid raha muidugi Põhja-Vietnamile. Ja selliseid konflikte oli päris palju 20. sajandi teise poole jooksul, ehk siis täpsemalt kuni 1991. aastani. 1949. aastal Lääne-Euroopa riigid rajasid Ameerika Ühendriikide osalusel neid riike ühendavat kaitsepoliitilist blokki, kaitsepoliitilist liitu, NATO-d. Tegelikult see lipp tuli kasutusele natuke hiljem, aga NATO eesmärk oli panna vastu potentsiaalsele Nõukogude agressioonile, sest oli selline arusaam, et Nõukogude armee, see ei piirdu oma vallutustega Ida-Euroopas. Teise maailmasõja lõpuks jõudis Nõukogude armee siis Saksamaad osaliselt okupeerida ja jõudis kinnitada oma pinda ka paljudes teistes Ida-Euroopa riikides. Et hirm oli see, et Nõukogude sõjavägi jätkub oma vallutusi ka Kesk- ja Lääne-Euroopas. Nii et seetõttu oli rajatud NATO. 1953. aastal Stalin suri, 50. aastatel tuli tema asemele võimule Nikita Hruštšov, kelle eesmärgiks oli siis lahendada ka. Tema hakkas teostama erinevaid majanduslikke ja sotsiaalseid eksperimente. Tema arvates oli võimalik, tegelikult ei olnud võimalik, aga tema arvates, et oli võimalik kasvatada maisi paljudel aladel Nõukogude Liidus. See eksperiment luhtus. Välispoliitikas ta oli agressiivsem. 1956. aastal Ungari, kes kuulus sellesse kommunistlikku blokki, proovis kulutada välja neutraliteedi selles külmas sõjas, distantseeruda Moskva võimust. Hruštšovile see ei meeldinud ja 1956. aastal Ungari meeleavaldused, mille eesmärgiks oli Ungari demokratiseerimine, need olid maha surutud. 1962. aastal toimus nõnda nimetatud Kuuba raketikriis. 3 aastat varem tuli Kuubal võimule Fidel Castro, kes hakkas kohe sõbrutsema Nõukogude režiimiga. Nikita Hruštšovile oli väga soodne, et Ameerika naaber on nüüd selline kommunistlik või vähemalt tema režiimile väga sõbralik riik. Selleks, et kindlustada Fidel Castro võimu, saatis Nikita Hruštšov 1962. aastal Kuubale tuumarakette. Ameeriklased said sellest kohe teada ja Ameerika president John Kennedy esitas Hruštšovile avaliku ultimaatumi, et kui Hruštšov ei võta neid tuumarakette tagasi, siis on võimalik, et algab 3. maailmasõda. Hruštšov allus sellele nõudele. Lõppkokkuvõttes lepiti kokku, et Nõukogude Liit võtab Kuubalt ära oma tuumarakette ja vastutasuks Ameerika Ühendriigid võtavad enda tuumarakette Türgilt. Türgi oli üks NATO asutajaliikmetest. 1964. aastal pärast Hruštšovi võimuperioodi, mida me nimetame ka sulaks, võimule tuli Leonid Brežnev Nõukogude Liidus. Külm sõda küll jätkus samas tempos. Ameerika Ühendriikides toimus 60. aastatel väga palju käärimist. Esile tuli uus põlvkond, kes ei mäletanud teise maailmasõja koledusi. Nemad olid palju vabadusmeelsemad kui inimesed 50. aastatel. 50. aastatel olid Ameerika Ühendriigid hästi konservatiivne ühiskond, aga 60. aastatel noored hakkasid eksperimenteerima põhimõtteliselt kõikides valdkondades, muuhulgas ka uimastitega. Kujunes välja nõnda nimetatud hippide liikumine. Paljud grupid hakkasid nõudma endale rohkem õigusi ja vabadusi, muuhulgas mustanahalised, aga ka naised. Toimus ka seksuaalrevolutsioon.
See oli suuresti edukas, 60 aastate jooksul olid võetud vastu teatud seadused, mis andsidki inimestele rohkem õigusi ja vabadusi Ameerika Ühendriikides. Aga 60 aastatel toimus ka Vietnami sõda. Ameerika jaoks algas, võiks öelda, täiemahuliselt 1965. aastal ja lõppkokkuvõttes Põhja-Vietnam võitis ja ehk siis kommunistid võitsid. Ameerika Ühendriigid ei julgenud kasutada Vietnami sõjas kommunistide vastu tuumarelva, sest nad kartsid provotseerida Nõukogude Liitu ja Hiinat, kes olid selleks ajaks juba mõlemad tuumariigid. 70 aastate keskpaigaks haarasid kommunistid võimu terve Indo-Hiina poolsaarel ehk siis terves Vietnamis. Ameerika kaotas Vietnami sõda. Ja tõepoolest 60 aastate jooksul teatud entusiasm käis käsikäes teatud pessimismiga ühiskonnas, et ühest küljest oli väga palju selliseid noori karismaatilisi poliitikuid ja tegelasi, John Kennedy, tema vend Bobby Kennedy, kes oli John Kennedy justiitsminister, sellised karismaatilised noored inimõiguslased, näiteks Martin Luther King, kes võitles mustanahaliste õiguste nimel, aga ka sellised Hollywoodi staarid, ikoonid, nagu näiteks Marilyn Monroe. Kõik need tegelased, kõik need noored karismaatilised tegelased surid erinevatel põhjustel, surid 60 aastate jooksul, nii et optimism käis käsikäes pessimismiga. 69. aastal aga Ameerika astronaudid, nad jõudsid Kuu peale. See suuresti taastas Ameerika avalikkuse usku oma riigi võimusse. 68. aastal Brežnev surus maha sarnaselt Hruštšovile seoses Ungariga. Brežnev surus maha ka Tšehhoslovakkias katseid kehtestada demokraatlikumat korda. Tšehhoslovakkias tuli võimule 60. aastatel Aleksandr Dubček, kes soovis demokratiseerida poliitikat ja ta tegigi seda mõneks ajaks. Seda me nimetame Praha kevadeks, aga Brežnev, ta tundis, et Tšehhoslovakkia võib väljuda Moskva mõjusfäärist ja saatis sinna Nõukogude, aga ka teiste kommunistlike riikide sõjavägesid ja surus Praha kevadet agressiivselt maha, nii nagu ka Hruštšov surus 56. aastal Ungari meeleavaldusi maha. 70. aastatel rahvusvahelistes suhetes toimus teatud selline soojenemine kommunistlike ja läänelike riikide vahel, seda me nimetame detenteks. Detente ehk siis periood, mis hõlmas 70. aastaid, mille puhul Moskva ja Washington, aga ka nendele alluvad, nendele orienteerunud riigid taastasid suhteid, kehtestasid selliseid normaalsemaid partnerlikke suhteid. See aga lõppes 79. aastal, siis kui Nõukogude Liit saatis oma armeed Afganistanisse. Nõukogude Liit tahtis laiendada oma võimu Afganistanis. Afganistanis tulid võimule riigipöörde tulemusena kohalikud kommunistid. NSVL muidugi tahtis kinnitada enda võimu läbi nende kohalike kommunistide selles riigis. Läänemaailm nägi selles interventsiooni ehk siis õigustamatut, ehk siis põhjendamatut sekkumist sisepoliitikasse. 80. aastal Moskvas toimunud olümpiamängusid boikoteeris päris palju lääneriike, muuhulgas ka Ameerika Ühendriigid. Ameerika Ühendriikide president oli tollal Jimmy Carter. See sõda kestis kuni 1989. aastani, kui Nõukogude Liit juba Mihhail Gorbatšovi võimu all otsustas lõpetada Nõukogude armee osalemist selles sõjas. Kohalikud afgaanid ikkagi võitsid. Afganistan vabanes Nõukogude vägedest, kuigi 90. aastate keskpaiku Afganistanis tulid ikkagi võimule taliibid ja kehtestasid väga ränka, väga diktaatoriliku režiimi. Mihhail Gorbatšov, ta nägi, et Nõukogude süsteem, Nõukogude poliitika, Nõukogude majandus, kuna see ei olnud reformitud Brežnevi võimu all, Brežnevi ja tema järglaste võimu all, ise Gorbatšov tuli võimule 1985. aastal, Gorbatšov nägi, et seda süsteemi tuleb ikkagi
uuendada, kuidagi reformida, kuidagi muuta. Põhimõtteliselt oli juba liiga hilja, Gorbatšov, tõsi küll, laiendas inimeste õigusi, inimeste vabadusi, aga see ainult süvendas sellist kaost ja segadust Nõukogude ühiskonnas. Kuna inimesed said nüüd avaldada oma arvamust, nad hakkasid kritiseerima ka kommunistlikku parteid, ka Gorbatšovi ennast, seega tema autoriteet ja Nõukogude riigikorra, kommunistliku ideoloogia autoriteet langes, rääkimata sellest, et kommunistlik süsteem lihtsalt ei toiminud Nõukogude Liidus, Nõukogude plaanimajandus ei suutnud rahuldada inimeste vajadusi, ka poliitikas ainupartei süsteem ei kaestunud muidugi sadade miljonite inimeste erinevaid arvamusi, nii et 1991. aastal nii selle üldise rahulolematuse kui ka Gorbatšovi luhtunud uuenduspoliitika ehk siis perestroika uutmise tõttu Nõukogude Liit varises kokku. Selle tulemusena ühe suure riigi asemel maailmakaardil ilmus nüüd 15 erinevat riiki. Eesti muu hulgas taastas oma iseseisvust 20. augustil 1991. aastal. Mitmed endised Nõukogude Liidu osad, muu hulgas ka Baltimaad, orienteerusid ümber ja hakkasid nüüd pürgima Euroopa Liitu, aga ka hakkasid looma tugevaid partnerlikke suhteid Ameerika Ühendriikidega. 1992. aastal Euroopa Majandusühendus oligi ametlikult ümber nimetatud, ümber korraldatud nii-öelda Euroopa Liitu, ehk siis tuli sisse selline poliitiline aspekt. Lääne-Euroopa, Kesk-Euroopa riikide seas tekkis selline arusaam, et me peamegi toetama Ida-Euroopa riike, need olid nüüd mitukümmend aastat kommunistliku diktatuuri all, me peame integreerima neid Euroopasse, eriti Lääne-Euroopasse, selleks, et tugevdada ja hoida tugevana Ida-Euroopa demokraatlikke režiime, demokraatlikke siis kordi. Et mõnes mõttes see oligi Euroopa Liidu põhimõte alates 1992. aastast kuni tänase päevani. Tänu sellele, et Nõukogude Liit lagunes, lõppes külm sõda, kadus nõnda nimetatud raudne eesriie, mis eraldas Lääne-Euroopa riike Ida-Euroopa riikidest, kapitalistlikke riike, kommunistlikest riikidest. Inimesed hakkasid aktiivsemalt reisima nii üle Euroopa kui ka üle maailma. Süvenes nõnda nimetatud globaliseerumine. See oli ühest küljest väga positiivne, sest nüüd hakkasid levima ideed aina rohkem, aina aktiivsemalt üle maailma. Et näiteks Läänemaailmas juba 80. aastatel kasutusele võetud arvutid hakkasid muutuma hästi populaarseks ka üle maailma, ka idapoolses maakeras. Ja 90. aastate jooksul põhimõtteliselt kõikides perekondades olid nüüd arvutid ka Ida-Euroopas. Aga teisest küljest globaliseerumine tähendas seda, et levisid ka agressiivsed ideed. 2001. aastal toimus näiteks religioosne terrorism, igasugused terrorirünnakud muutusid juba põhimõtteliselt tavapäraseks nähtuseks. 2001. aastal 11. septembril toimusid rünnakud New Yorgis asuvatele kaksiktornidele. See oli üks suurimatest terrorirünnakutest läänemaailmas. Religioosse terrorismi oht jääb aktuaalseks ka tänapäeval. Samuti globaliseerumine, hästi tihedad kontaktid inimeste vahel tähendasid seda, et kui ühes konkreetses kohas välja kujunenud haigus võis nüüd levida väga kiiresti üle terve maailma. Just seetõttu 2020. aastal algas COVID-19 koroonapandeemia, mis kestis suuresti siis 2022. 2023. aastani. Nii et jah, globaliseerimine on selline ambivalentne nähtus, mis omab nii plusse kui ka miinuseid ja kestab tänase päevani. Näeme järgmises videos ja aitäh vaatamast!